Siit tahab täna oluline sõnum läbi tulla, võib-olla oled just sina seda küsinud ja see on sulle. Esiteks punkt number 1. Igal ühel on oma tee, omad pusimised, oma lapsepõlvetraumad, omad kogemused. Ja kui sa nüüd oled täna enese arengu teel, vaatad enda mustreid, tuvastad enda juurpõhjuseid, enda lapsepõlve taaka, mida sinu vanemad on sulle tekitanud, pane tähele, sina ise võtsid selle enda omaks, tegid selle enda omaks ja hakkasid seda mängima, seda uskuma. Sina olid see, kes seda tegi. Ja nüüd sinu kogemus on ainult sinu kogemus ja sinu vanem ei pruugi võib-olla seda olukorda üldse sellise pilguga näha, sest temal on hoopis teistsugune kogemus. Näiteks, kui võib-olla üks sinu vanematest oli, ma ei tea, kuidagi sinuga halb, siis võib-olla see, miks ta just nii käitus, oli tema jaoks parim, mida ta sulle sellel hetkel tegi. Aga sina nüüd oma kogemusega võtsid selle teistmoodi enda kanda ja hakkasid seda mängima hoopis teistmoodi, tundes, et sina oled ohver. Tihtilugu vanemad ei tee mitte midagi meelega, need tahavad alati parimat, alati. Aga see, kuhu lapsed nüüd kukuvad, on ohvri roll. Tema tegi nii, tema tegi naa. Aga vanem ei näe seda olukorda absoluutselt sellise pilguga. Sa pead aru saama, et temal on hoopis teine mälupilt sellest. Ehk siis, kui sinul on mingi teema seoses näiteks oma vanemaga, siis sina ainukesena oled vastutav ise selle teema ise enda sees lahendamise eest. See tähendab seda, et sina oled vastutav oma tunnete eest. Sa pead selle ise tegema iseenda sees korda ja selle nii-öelda pildi ümber kirjutama ise. Kui su vanem on täna näiteks elus füüsilises reaalsuses, siis okei, jah, sa võid temaga sellest rääkida. Aga enne kui sa lähed temaga rääkima, pead sa olema kindel, et sa oled nii vaimselt tasakaalukas, et sa saad selle infoga hakkama, kui tema ütleb, et see tegelikult nii ei olnud. Sellepärast, et tema kogeb üldse teistsugust reaalsust. Kõikide reaalsused on täiesti erinevad. Ühe pere laste kogemused on erinevad. Näiteks, kui ühes peres on tütar ja poeg. Ja näiteks tütar võib kogeda oma lapsepõlve niimoodi, et ma ei tea, ütleme, et isa oli nartsissist ja ema oli joodik. Aga see poeg, kes võib-olla sündis sinust 5 aastat hiljem või üldse 2 aastat enne, kogeb seda oma lapsepõlve pilti samade vanematega. Täiesti teistmoodi. Ja koos sinuga suhestumist ka täiesti teistmoodi. Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et sul ei ole vaja oma kogemust hakata niivõrd drastiliselt muutma füüsilises reaalsuses, näide muutma venda, muutma vanaisa, minema nende ukse taha ja ei. Sa pead selle pildi tegema enda sees korda, sest see on sinu lugu, see on sinu hologramm, sinu illusioon. Samuti kui ühes suguvõsas või ühes peres või ütleme näiteks õde ja vend ärkavad samal ajal, hakkavad vaatama oma mustritesse, juurpõhjustesse, sümptomite juurpõhjustesse, hakkavad nii-öelda ennast läbi häkkima, moondama, siis ka nemad näevad üksteist täiesti teistmoodi. Iga üks, nii palju kui on maamuna peal inimesi, nii palju on erinevaid reaalsuseid, kogemusi. Ja sina oled ainult vastutav selle eest, kuidas sina maailma näed. Ja füüsilist reaalsust sa ei saa kunagi muuta läbi välise, ehk siis sa lähed muutma välist. Ainult siit, ise. Mis ma tahan öelda? Kui sa oled pettunud, vihane, ma ei tea, näiteks oma vana-vanaisa peale või õe peale või venna peale või ema peale või isa peale, siis see on sinu tunne. Sa pead selle ümber muundama, kodeerima, muutma, lahustama, vabastama. Ise enda sees. Sest see on ainult sinu reaalsuspilt.
sest sa tulid ise siia kogema seda kogemust, mida sina koged ja sellel ei ole mitte mingit pistmist tegelikult mitte kellegi teisega. See on sinu lugu, see on sinu filmilind, see on sinu vastutada.